Nii, aitäh esiteks huvitavate ettekannete eest. Nüüd on meil lubatud 26 minutit kõneleda ja ma paar küsimust küsin ise ja siis on kõikidel teistel võimalik ka saalist küsimusi küsida, juba huvilisi on, nagu ma näen, nii et pange ennast valmis. Aga ma küsiks alustuseks kõikidelt selle Marju Koivupuu ettekande pinnalt, et missugune on siis Eesti rahvakultuuri tase? Hea küsimus, nagu on poliitikutele kombeks vastata. Ma arvan, et ega see on ju päris kena, aga võib-olla koostöö oskused, üksteise ärakuulamine ja nagu president Alar Karis on öelnud, et jääda viisakalt mõnes küsimuses ka eriarvamusele ja leida kompromisse, et selles vallas meil oleks veel väga palju teha. Ja arvan ka seda, et kohalikke kogukondi tuleks rohkem kuulata, kui me võtame vastu otsustusi, mis puudutavad meid kõiki. Aga kui natukene konkretiseerida seda järgmistele, et sõnades ja erinevad küsitlused seda kinnitavad, inimestele väga meeldib, loodus armastavad metsa, nii, aga samal ajal, kui hakata küsima seda küsimust, et kas loodus või raha, väga lihtsustatult, eks ju, siis inimesed võivad vastata hoopis teistmoodi esiteks ja teiseks nad ka oma igapäevavalikutes ei pruugi tegelikult käituda nii, nagu nad väärtuseliselt kipuvad kinnituma. Keeruline küsimus, eriti mulle vastata, kus ma vaatan rohkem pilvi. Tegelikult mitte. Järveseljal meil on mõõtejaam, mis asub põhimõtteliselt ürgmetsa ja majandusmetsa piiri peal. Ja nüüd paaril viimasel nädalal me ei ole saanud sinna minna, kuna toimub meeletu metsa väljaviimine ja metsamasinad on tee kõik niimoodi üles sonkinud ja tavalise autoga juurde ei pääse. Kas see nüüd on loodusväärtuste hoid, kas see on, et see ongi väärtus, et me korjame vilja ja väärindame seda, tegelikult ju on. Mul endal muidugi kahju, et seda metsa seal enam ei ole, mida me seal proovisime mõõta, osa küll on alles, et pole nii. Et kas läbi selle loodusväärtuste hindamise, kas see on meie kultuuri osa? Ma arvan, et Eestis tegelikult on mõned ju päris hästi. Samas olen elanud ka pikalt Soomes, siis seal ma tundub, et vist armastatakse seda loodust natukene rohkem kui Eestis. Et siin on võib-olla see rahaarmastus mõneti suurem, aga see on üks vaade ühe metsatee baasil ja ilmselt see ei hõlma tervet Eestit. Mina oleksin optimistlik. Ma aegalt ei ole nende küsitluste tulemustega nõus. Sest ma kuidagi huviga olen kuulanud kõrvalt viimasel ajal või sattunud kuulama mitmeid vestluseid, millest mulle on tundunud, et see igaühe looduskaitse propageerimine, meile ka minu kolleegid on palju tegelenud, et see kannab päris vilja. Ja sattunud pealt kuulma näiteks täiesti ootamatutes kontekstides rongijaamas sul on õlut lürpiv nokamütsiga inimene, kes räägib, et ja sealt heki kõrvalt või sealt kraavi kõrvalt ma muru jätsin niitmata sellepärast, et elurikkuse jaoks. Ja kujutad ette toimiski, et olidki liblikad ja kiilid ja see ei ole ainus näide. Mul on tunne, et meie rahvas on õppinud tasapisi loodust väärtustama. Ma loodan, et varsti jõuab küsitlustesse ka. Mina natukene vanem inimene, nagu sellest ettekandest ka välja tuli, et mina olen see kaasprofessor, kes on juba vana, välitöödel küll käib veel, aga mind väga puudutas see loodushariduse teema. Ja need inimesed, kes on praegu täiskasvanud, me oleme saanud eri aegadel päris hea loodushariduse, aga kui nüüd see loodusharidus, kui selle arvelt me hoiame kokku, siis kipub olema niimoodi, et kui lapsed reaalselt enam loodusega kokku ei puutu, noored täiskasvanud
et siis võib juhtuda, et see, mida võib-olla arvutimängudes nähakse, et ta ei oska seda enam üle kanda kõikidele nendele protsessidele, mis looduses toimuvad ja ei oska hinnata, mis on nii-öelda põhjus ja tagajärje seos. Et see, et loodushariduse arvelt kokku hoitakse, teeb mind väga murelikuks. No ja mina olen muidugi pessimistlikum, et mitte ainult Eesti vaatest, vaid ka globaalselt vaadates, et ikkagi üldiselt on ju nende samade metsadega on ikka olnud nii, et ironiseerides, et mõned loodusteadused ja tundelised kultuuriinimesed on ikka maalinud ja kirjutanud kauneid raamatuid metsa kohta, aga samal ajal talurahvas läks ja saagis kõik need puud maha, et pooles maailmas on ju seesama asi toimunud, et justkui kultuurilises koodis on väga lähedane suhe loodusega, mis on selles mõttes elementaarne olukorras, kus meie kogu inimtegevus on võimalik ainult osana loodusest. Aga teiselt poolt, kui vaadata seda, kuidas me oleme käitunud, siis valdavalt nii, kui me oleme õppinud seda hävitama, siis me oleme seda teinud nii palju, kui me oleme seda suutnud teha. Nii kaua enne, kui on kätte jõudnud mingisugused katastroofilised tagajärjed, mille järel siis on püütud midagi nagu tagasi pöörata. Et mul on raske uskuda, et meil kuidagi teistmoodi peaks minema. No võib-olla ma kommenteeriks seda, traditsioonilise kultuuri kontekstis, et meie metsanduse lugu uurinud vanemapõlve etnograaf Hans Viires on ka kenasti kirjutanud, et eks me oleme ikka põldu ju võtnud metsa arvelt ja me oleme püüdnud siin kuidagi ellu jääda, aga samas ma eeldan seda, et mida lähemale meie ajale, seda paremad peaksid olema meie teadmised kõigest sellest, mis looduses toimub ja me peaksime oma otsuseid ja otsustusi väga paljuski tegema sellest lähtuvalt, mitte ütlema, et juba see vana eestlane läks või võttis seal metsa maha või käitus seal üks kui teine ei käitunud kõige sündsamalt, et kunagi saatis kolleeg, toonane Vootele Hansen saatis, ütles, et Marju, sul on seda vaja. Ja see on siis üks dokument Viljandimaalt, ma mälu järgi tsiteerin, kuidas üks Viljandi talu peremees siis saadab siia vast loodud vabariigi algaastatel, kui looduskaitse liikumine sündis. Et olge head, et te sealt Tallinnast, et tulge, et mul siin õues kasvab 3 tamme, et mul tahab talu majapidamist, talu tahab majandamist ja lapsed koolitamist, et tulge võtke nad kaitse alla, muidu ma olen sunnitud nad maha saagima. Et tegelikult on sedasi, et me ju tegelikult loodust väga paljuski kaitseme ka iseenda eest, omaenda valikute eest ja võib-olla oma selliste väga lühinägelike otsuste eest. Vastasel juhul poleks seda ju vaja. Aga ma küsin veel teise küsimuse veel enne, kui publikule annan, et kuidas teile tundub, millisel viisil on kliima aspekti lisandumine siis kogu sellesse metsanduspoliitika arutelu siis, on see metsasid aidanud või mitte? Et ilmselgelt ühel hetkel, see on ju siin akuutsemalt avalikus tähelepanus võib-olla viimast 5 aastat, aga iseenesest juba viimased 20 aastat Euroopa Liidus järjest on siis kliimamuutuste või kliimapoliitika kontekstis metsandusel nähtud rolli, mis võib viia õigete järeldusteni, aga võib viia hoopis teistsugusteni. Et kuidas teile tundub, et mis me Eestis näinud oleme? Mina ütleks, et võib-olla hetkel pigem ei ole see kliimakontekst kaasa aidanud. On olnud see imelik narratiiv, et metsasid tuleb raiuda nooremalt selleks, et siin need süsinikku seoksid. Et see on lugu, millega kuidagi ei saa teaduse põhjal olla nõus. Ja loodetavasti, aga õnneks mul on tunne, et see kuidagi hakkab tasapisi ununema või nagu jääma tahaplaanile ja sellepärast, et lihtsalt vastupidist väitvad andmed on nii mõjukad. Nii et ma tahaks loota, et edaspidi läheb meil selle kliima suhtes natuke paremini. Mulle tundub ka, et siin edusamme tehakse puht sellepärast, et samas lausis ja samas diskussioonis on mets ja kliima. Et on tehtud selgelt seos, et nad on omavahel seotud ja millega peab arvestama. Muidugi süsteem on äärmiselt keeruline ja kõiki detaile, eriti teadlasena vaadatena me ei tea, et väga palju on veel teadmatuid mehhanisme.
kuigi võib-olla need kõige suuremad ja olulisemad on juba avastatud, et liigume võib-olla õiges suunas, kas on kõik lõpuni arvestatud, kahtlen, aga pigem on suund parem kui halvem. No, mulle ka tundub, et siin on pigem alguses juba Euroopa Liidu tasandil on ikkagi kuna kliima tuli teemana nii palju suuremalt peale kui ökoloogia tervikuna, siis võtame esimese taastuvenergia direktiivi, mis põhimõtteliselt ütles, et raiuge metsad maha, pange ahju selleks, et asendada kivisütt. Ja sellel on positiivne kliimamõju. Seegi on sügavalt vaieldav väide. Kui vaatame atmosfääris, siis ongi, aga mis aja alt? Just, absoluutselt. Aga seda, et korraga suuta mõtestada nii globaalse kliimasoojenemise probleeme ja ökoloogilise tasakaalu küsimusi korraga tundub vist avalikus diskussioonis märkimisväärselt raske ja kuna kliimapoliitika on kuidagi lihtsamini kvantifitseeritav ja mingis mõttes ehkki on väga abstraktne, aga kuidagi lihtsamini hoomatav, ma arvan, kui need tundmatute nimedega seened seal koore peal. Et siis tundub, et siin mina näen siin pigem suuremat ohtu sellele, et on võimalik loodusele teha palju kahju, püüdes teha täitsa, püüdeski siiralt teha siis nii-öelda kliimale head, et selle vastu aitab loomulikult parem teadmine, aga selline tunne on. Nii. See on see kuulus münt, millel on 2 külge. Nii, aga nüüd küsimusi on palju, esimene oli siin, ka sina annad. Aga proovime kompaktselt, et ei pea kogu elulugu ära rääkima ja siis seotused, et alustame küsimusest ja siis väike selgitus, mis... Kas te jagate seisukohta, et praeguse maailma hetkeseisus, kui inimene tahab üldse liigina ellu jääda, on esimeseks tingimuseks, et dialoogi üheks pooleks kõikides läbirääkimistes, alates rahuläbirääkimistes riikide vahel, kuni kogukondlike aruteludeni võimu ja vaimu vahel, oleks dialoog looduse ja inimese vahel, et teine pool alati loodust tuuakse sisse ja kõik muu inimese poolne oleks siis see tema vajaduste või jutumärkidest sageli soovide siis, nagu öeldakse, maksimaalne rahuldamine. Tähendab, et dialoogis ei puuduks loodus. Ja, aitäh. Kes soovib vastata? Sellel on väga lihtne vastata, mina olen väga nõus. Ilma pikema. Mulle tunne, et sellele ei saakski teistmoodi vastata. Me peame alati loodusega arvestama. Jah, teisiti me paraku kestma ei jää, nii et siin ei ole vist mingit muud võimalust. Aitäh. Ma olen Turgu kuningriigi inimeste vääris elupaigast Leon Filippov ja tänu ettekandjatele metsakaitsjad, loodushoidjad said tuge ja argumente juurde seismaks oma kodukoha metsa- ja loodusväärtuste kaitsmise eest. Aitäh veel kord. Mul oleks 2 küsimust, et kas esitan korraga või... Korraga. Esimese ettekande slaididel oli kenasti näha puud ja puistud, mis silma järgi vaadates on vähemalt keskealised. Küsimus on selles, et kas on uuritud, mida või keda metsaks loetakse. Eesti metsandusdiskussioonis on ka väidetud, et lageraielank on ka mets. Et oluline küsimuse sisu on selles, et kui vanas metsas hakkab tegelikult see ökoloogiline ja see kliimaseos avalduma. Kas on seda uuritud? Kindlasti on uuritud, ma ei tea, kes võib-olla sa oled õigem vastama. Ütleme, kliimaseos algab avalduma kohe magnituud, kui märkimisväärne see on võimendub, mida vanemaks see mets saab ja mida rohkem hakkab pinnasesse seda süsinikku salvestuma. Aga siis, ma ei tea, ökoloogia vaatevinklist, liigirikkuse vaatevinklist on võib-olla veel kommentaare. Mis on mets, kui noor või kui lagedaks laiutud ala?
On palju liike, kelle jaoks lageraiesmik on ka mets, liblikad. On selliseid, kes vajavad oma eluks just lagedaid alasid, aga palju rohkem on neid, kes vajavad ikkagi teistsuguseid tingimusi. Metsas on mitmekesisus oluline. Aitäh ja teine küsimus, et puudutab nüüd keskkonnaharidust ja seda teemat, et möödunud aasta novembris oli Saaremaal ka metsakonverents pealkirjaga Metsamõte ja seal tuli selgelt esile teema märksõnaga ökoloogiline kirjaoskus. Ja kui nüüd vaadata Eestis toimunut, et meie keskkonda, metsa puudutavate otsuste tasandil ei oleks nagu üldse ökoloogilist kirjaoskust. Et kuidas nüüd liikuda edasi selle mõttega, et meil nüüd vähemalt otsustaval ja vastutaval tasandil hakkaks kujunema see ökoloogiline kirjaoskus? Ma muud võimalust ei näe, kui et see peab tulema läbi hariduse kõikides tasandites, lasteaiast kuni siis doktoriõppeni välja peab olema võimalust õppida teemasid, mis toetavad loodusest arusaamist ja selle kaitsmist. Ma võib-olla lisaksin veel ühe punkti, et kui me nüüd taas iseseisvusime ja korraldasime oma kõrghariduse ümberõppekavad, et siis kadusid nii-öelda loodusteaduslikest õppekavadest ära välja ju ka filosoofiad, kultuurilood, et need õppekavad on suhteliselt nii-öelda erialaspetsiifilised, et võib-olla tuleks kasuks siis ka bakalaureuse tasemest alates ka loodusteaduste õppekavades pöörata tähelepanu ka nii-öelda nende teemade, ütleme sellistele kultuurilistele, eetilistele ja muudele küsimustele, et võimalik, et ma teen praegu liiga, aga mulle tundub, et see võiks olla oluline. Ja mina tahaks omalt poolt öelda, et minu meelest on Eesti Keskkonnaametkond vägagi kirjaoskuslik looduse osas. Ma neile küll selles osas halba hinnangut ei annaks. Võib-olla see on täitsa eraldi küsimus, et miks kirjaoskus ei jõua otsustesse vahest. Ja mina olen, kui võib ka vastata, et mina ütleks niimoodi, et ma siin olen pigem optimistlik, et mulle tundub, et meie kooliharidus on küll looduse mõttes läinud paremaks, näen ka oma laste pealt seda, et need teadmised, mis tal tänaseks 5. klassis on kindlasti paremad, kui minul olid tõenäoliselt põhikoolis üldse sellel teemal. Aga mis puudutab, ja ma arvan, kindlasti nüüd laiemalt kindlasti toetab see sama igaühe looduskaitse seda, et inimesed saaksid üldiselt selle parema nagu igapäevase tunde kätte, sest paraku need suur osa nendest protsessidest on erakordselt keerulised. Kunagi üks mu tuttav teises valdkonnas teadlane ütles, et abstraktse mõtlemise võime areneb inimesel välja kõige hiljem ja mitte kõigil. Ja selles mõttes väga süsteemsed keerulised teemad erialaspetsiifsed ei pruugigi olla üldisele inimese ühiskonnale detailis arusaadavad, aga see tunne, ma arvan, siin peab olema õige. Aga vastas küsimus, miks otsustajate seas kirjaoskust on vähe. No esiteks ei ole see alati kirjaoskuse küsimus, seda tõenäoliselt saab arutada järgmises paneelis tööstuse ja poliitika seoste kontekstis. Ja teiseks demokraatlikus ühiskonnas siiski poliitikud on sellised, nagu rahvas tellib. Deivi Org, Räpina, abstraktsete maalide maalija ja kogemusnõustaja. Minu küsimus on suunatud sellele tühjale toolile, kus istub näiteks Anders Hansson või Jaan Aru, aga äkki te saate aidata. Ma olen käinud välitöödel RMK kõrgete ametnikega ja tetatee niimoodi, nii et neil ei ole midagi kaotada. Ja mida ma näen, ta läheneb eraldisele, meie keeles mets, ja ta silmad lähevad kilama. See on raha, seisab. Tõesti mõttetult seisab. Ja siis on tal kusagil see harvesteri juht, nüüd on need eraldi firmad, aga mehed on samad, enamasti on need mehed, eks ole. Mind väga huvitab ja ma tean, et seda ei ole uuritud, vähemalt mitte meie tingimustes. Mis toimub inimese ajus, kes võtab maha metsahiiglase?
milline on tema reaktsioon ajus, heaoluhormoonid, see võitlus looduse vastu, mis algas rauaaja alguses, meie ja loodus. See on aspekt, mida raha kõrval ei arvestata, aga ma arvan, et selle devalvatsiooniprotsent on tunduvalt madalam kui rahal. Mis juhtub inimese ajus, kui ta suudab loodust valitseda? Kui te lubate, siis ma seda korraks kommenteeriks. Ma siin näitasin mõningaid slaide, mis on siis seotud, ütleme siis, kohalike lõunaeestlaste, kagueestlaste pühapuude langetamisega ja ma olen mõnega neist rääkinud. Ja ta ütleb ilusti, et aga kui ma seda ei tee, siis mul siin elu ei ole. Sest tema annab mulle tööd, aga mul on vaja maksud maksta, mul on vaja lapsed koolitada. Ühesõnaga, ma olen kogukonnas välja heidetud, ma olen lindprii, kui ma ei lähe. Mina arvan, et ei ole vaja harrasterijuhte demoniseerida. Nad teevad oma tööd, nad teevad seda tööd, mis nad oskavad ja see, mis ma arvan, et seal peas võib toimuda, on ka seal on mingi korrastamise element, et loodus oma loomulikus olekus ei ole korras. Meile metsaökoloogidele meeldibki, kui ta ei ole korras. Aga see, mis seal juhtub, on, et ta näeb oma peas seda ja siis ta korrastab selle ära, pärast on väga korras. On päris palju seletamist, et see korras ei ole tingimata looduses hea. Lohakas on hoopis parem. Ilmselt siin on ka, mis ajus toimub see hetk, kui näed metsa maha võetuna või võtad seda maha, sõltub sellest, kus sa elad ja kuidas sa elad. Kui elad linnas keset betooni ja piima ostad ainult poest ja ei mõtle selle peale, kus see tuleb, siis selle puidu tarbimine, kui ainult tarbeesemena on lihtsam, kui sa elad seal metsas ja selles keskkonnas. Ma arvan, et enda ümbert metsa ei võta keegi täiesti lageraiena maha. Võetakse ainult seda eemal olevat teiste metsa või kaugemal olevat metsa. Võetakse maha, mis on see väärtus, aga enda mets, pühapaik, see ikkagi jäetakse püsti. Nii, võtame viimase küsimuse, Tiit ütleb, et siis tuleb lõpetada. Madis Messimas, Hoiame loodust MTÜ. Et paluks teavet, kas ökoloogias on siuke mõiste olemas nagu väheväärtuslik liik ja nii edasi. Ja teine küsimus on see, et kas te teate midagi Eestimaa laantest ja mis seisundis nad on? Aitäh! Me tunneme terminit ruderaalne liik. Need on sellised, kes suudavad asustada igasuguseid erinevaid kohtasid, teeservi, prügimägesid kas või. Et kindlasti mingis mõttes võib öelda nende kohta vähem väärtuslik, ehkki ma kõhklen pisut selle termini kasutamisel. Aga see laante küsimus tundub kuidagi natukene, see tundub kuhugi sihitud ja sellest sihist ma võib-olla ei saanud aru. Ma olen väga palju käinud Eesti laantes, ilmselt kõige rohkem üldse. See, mis nendel läheb, on, et kui mina alustasin noore bioloogina, siis minu meelest laas või see põlismets, see oli miski selline üüratu ja suur. See õppetund, mille ma üpris varakult sain, oli, et seda laant või seda põlismetsa tuleb otsida pikast sihirägastikust, pikkadelt metsateedelt ja siis sa leiad selle metsatüki, selle tükikese, millel on need põlismetsa tunnused. Meil ei ole selliseid suuri laasi enam alles. Aga nendel tükikestel läheb päris hästi. Väärtus on alati hinnanguline mõiste. Me peame, kui me küsime väärtused, et siis, et kelle seisukohalt üks või teine asi on väärtuslik. Kas see on, kui asjal ei ole nii-öelda tarbimisväärtust või rahaväärtust, siis tekib küsimus, et kas see on sellepärast väheväärtuslik. Saab ka niimoodi mõelda, ma arvan. Ja.
Aitäh, sellele küsimusele sai ka vastatud, aga suur tänu teile ettekannete eest, selle arutelu ploki siis avamise eest ja aitäh kõigile, kes küsimusi küsisid. Me sellega nüüd lõpetame. Aitäh!